Kultuur ja kommunikatsioon on tihedalt seotud. Kultuuris domineeriv suhtlemisviis on otseselt tingitud kultuuritüübist, ehk sellest, kui suurt osatähtsust omab ühes või teises kultuuris suhtlemisel sotsiaalne kontekst. Sotsiaalse konteksti all mõeldakse kultuurilisi ootusi, mis suunab inimese verbaalset ja mitteverbaalset käitumist. Edward Hall leidis, et kommunikatsioon sõltub väljasõltuvuse ehk konteksti ulatusest, mis avalduvad nõrga ja tugeva kontekstiga kommunikatsiooni erinevustes. Nõrga ehk madala kontekstiga kommunikatsiooniga kultuurideks nimetas ta lääne kultuure, mida iseloomustab kõrge otsesuse aste keskkonnas, mis nõuab täpset ja üheselt mõistetavat informatsiooni. Tugeva ehk kõrge kontekstiga kultuurideks pidas ta näiteks Aasia ja Vahemeremaade kultuure, mida iseloomustab kaudne stiil ning kus suurem osa informatsioonist sisaldub kontekstis. Richard Lewis jagas kultuurid vestluskäitumise erinevuselt kolmeks, eristades tugeva kontekstiga kommunikatsiooniga kultuurides multiaktiivseid Lähis-Ida ja Vahemeremaade kultuure ning reaktiivseid Aasia kultuure. Nõrga kontekstiga kommunikatsioon ehk lineaarne stiil on iseloomulik kultuuridele, kus inimeste vahelised sidemed on lühiajalisemad ja ühiste kogemuste osa väiksem, kus vajatakse rohkem eksplitsiitsemat informatsiooni selleks, et üksteisest aru saada. Lineaaraktiivsed kultuurid on kõrge otsesuse astmega, nad ei keeruta või asuvad kohe asja kallale. Vestluse eesmärgiks on kiire ja täpne informatsioon ning püütakse võimalikult kiiresti jõuda eesmärgini. Sõnum on täpne ja lühike. Järeldused tehakse kuuldud informatsiooni põhjal ega pöörata tähelepanu sellele, kuidas midagi öeldi. Otsene stiil kuulamisel tähendab seda, et kuulaja keskendub kõneleja poolt öeldud sõnadele, püüab sõnumist täpselt aru saada ning esitab kuulamise ajal mitmeid küsimusi ja teeb mitmeid lühikesi märkusi. Lineaaraktiivsed kultuurid ei talu reeglina vaikust. Nad peavad teadma, mis toimub ja mida arvatakse. Kui tekib vaikus, siis nad tunnevad, et peavad selle täitma diskussiooniga. Aasia ehk reaktiivseid kultuure iseloomustades ütleb Lewis, et tundub nagu nad ei jõuakski kunagi asjani, mida nad öelda tahavad. Nad keerutavad asja ümber, asja ennast kordagi mainimata. Nad esitavad oma seisukohti nii, nagu need oleksid kellegi teise mõtted, eelistades neid formuleerida kaudse küsimusena. Seejuures kasutavad nad tiitleid ja teisi viisakusväljendid, mis annavad edasi suhet kõneleja, kuulaja ning teema vahel. Nad on maailma parimad kuulajad, nad kuulavad vaikides isegi pikki kõnesid ega sega vahele. Nad taluvad hästi vaikust ja näevad vaikimises viisakust kaaskõneleja vastu. Richard Lewise sõnul jõuavad multiaktiivsetes kultuurides inimesed ka kindlasti lõpuks oma jutu eesmärgini, kuid aeglaselt ja spiraalselt selle poole liikudes, valmistades pikalivenimate kõnede kaudu kuulajaid ette sõnumi vastuvõtmiseks. Ka multiaktiivsed kultuurid kasutavad kaudset stiili, selle heaks näiteks on väljendi inshallah sagedane kasutamine, mis lükkab kõik lubadused määramatusse kaugusesse. Vestlusstiili eripäraks on siin paljusõnalisus, emotsionaalne ekspressiivsus, vaidlemise armastus, vahele segamine ja žestikuleerimine. Tugeva kontekstiga kommunikatsiooniga kultuuris võivad inimesed väljendada oma lugupidamist või lugupidamatust ka ilma sõnadeta, näiteks riietuse, kehahoiaku või žestidega. Seetõttu tuleks tähelepanu pöörata nii sellele, mida sa ütled, kui ka sellele, kuidas sa seda ütled.